Eelnevalt näitasin, kuidas siis käib üle paremale parkimine. Nüüd vaatame, kuidas käib üle vasakule parkimine. Väga oluline on nüüd see, et kui vasakult poolt hakkame parkima ja näiteks nagu praegu te näete, parkla on suhteliselt tühi ja tagurpidi parkimisel võib juhtuda selline asi, et sa võid kogemata ära kaotada oma parkimiskoha, kuhu sa tahad parkida. Sellepärast ongi oluline kogu aeg jälgida oma peegleid ja meelde jätta, kuhu sa tahad parkida. Üle vasakule parkimisel käib täpselt samamoodi nagu üle paremale parkimisel. See koht, kus sa tahtsid parkida, nüüd võtad parempoolse joone ja loed sealt 1, 2, 3 joon ja paned auto ukse keskele. Pidev joon peab jääma auto ukse keskele, paned suunatule sisse, tagurpidi käik sisse ja hakkad liikuma. Nii kui liikuma hakkad, keerad rooli vasakule lõpuni välja. Ja täpselt samamoodi jälgid vasakut peeglit, sellepärast et sinnapoole sa ka pöörad. See on natukene lihtsam, kuna sa tuled suurema kaarega, saad ennast kohe siis hakata parkimiskohta sättima. Ja jällegi vaatad nii vasakult kui ka paremalt poolt peeglist, et jääksid ilusti keskele ja saaksid ennast kohe paika sättida. Parking, pidur ja alati lõpetuseks lähed välja ja kontrollid üle, kuidas parkimine välja tuli. Vaatad üle, et eest oleks parkimiskoha sees ja taga ei oleks üle pideva joone ja et auto oleks ilusti keskel. Väga hea!